No nii, kohe oleme laivis ja jälle järjekordne kolmapäev on saabunud. Ja olemegi laivis, seekord läks meil kõik nii kiiresti, et ma ei suutnud isegi reageerida. Alguses arvasin, et sa jääd hiljaks, aga jah, tere hommikust jah. tõid hoopis Me käisime Swedbankis kuulamas brändingust ja turundusest, mida teha paremini. mida sa paremini tegema Tuleb hakkad? alguses kohe šokeerida, et tähelepanu saada. Ja siis olla järjepidev ja järjekindel ja teha ühtemoodi kogu aeg. Noh, tegelikult nagu ühtemoodi edasi. Ja mõelda, millega sa saad nagu kasulik olla inimestele ikkagi nagu endiselt. See teema, et millega sa kasulik oled. Okei, aga võtame kõigepealt meie kurikuulsa loopargi.ee koduleht, minge vaadake, seal on meil Loo alevikus 7 katusekorterit tänaval pakkumises. Oskar müüs ühe eile veel siis ära. Eile oli meil üks võõraõigus tehing ja et tänu Tegle Urile, kes väga põhjalikult alati lepingu kõigi osapoolte jaoks läbi loeb. Aga mida ma öelda tahtsin on see, et 26. on meil siis Loopargis kliendipäev, kuhu kõik saavad tulla, kui sa kodu otsid, ärme niisama tule maaga raiskama. Kui sa kodu otsid, siis tule. Ja, või kui raha ei ole, et siis ei ole vaja tulla. Ja kui raha ei tule, siis uksest välja. Igatahes 26. kell 12 kuni 1 võib-olla läheb kauem, oleneb palju inimesi tuleb. Kõige kuumem kaup on meil seal kusjuures praegu kõige väiksem ühetoaline, mis on 26 ruutu ja vannituba on sama suur kui elutuba. Ehk siis pooleks täpselt. Aga see on jumala sehv, see näeb nagu äge välja. Valikute küsimus. Nii et kui keegi kohale tuleb, siis ta saab aru, millest ma räägin, aga nii on. Selleks ajaks on lubatud, et korterid on rohkem ka nagu valmis. Päris lõppviimistus ei ole, aga ka peaaegu valmis. Põhimõtteliselt küll, ja mõned korterid on valmis ka, kus saab sisse kiigata. Ja sisse saab kõik, osadesse saab tuppa ka tulla. Näeb värvikammasid, näeb plaate vannitubades ja segist, no ühesõnaga jah, täitsa nagu võib heas seisus olla. Suvi ja talv viimistluslahendusi. Jah, aga nende pakettidega on meil Loopargis see, et tegelikult poes on need tooted nagu mõnes kohas või tarnijad on ära lõpetanud, siis nagu ikka, kõik järgnevad korterid, mis meil tulevad, on suures plaanis nagu handmade pakett. Fantasy. Natukene sellepärast, et kahjuks õnneks need plaadid, mis me olime ette tellinud, need on kuidagi otsa saanud või arendajal siis nii-öelda. Aga see ei muuda nagu asjaolu, et tegelikult need värvikammad ja kõik jäävad samaks, et selles mõttes nissiselt saab ja kõik on nagu okei. Lihtsalt see toote, ma ei tea, nimi või noh, see võib muutuda, aga kui on must kraan, siis on ikkagi must kraan, et selles mõttes ei ole vahet. Ja disain on sama. Jah, disain ja stiil jääb samaks. Et neid pakkujaid on lihtsalt palju. Tulge vaatama. Ja siis mina tahtsin ühest teisest arendusest rääkida, mis meil müüki tuli, just läksin laivi ka sellega tegelikult. Tapal on elamu arendus kinnistu müügis, läks 150,000 täna välja, et 12 korterit saab ehitada, ehitusluba on 2025 väljastatud, tegelikult rääkisin juba omanikuga ka, et rääkigu vallaga, et tegelikult on ehitusluba väljastatud, aga vaatasin ehitusregistrisse, et seal on ainult planeerimistingimused väljastatud just kui antud siis staatuses, et tegelikult seal peaks olema ka ehitusluba, kuna kortermajal on ka ehitusluba vaja, et siis see on väljastatud ja see on meil olemas, aga seda ei ole sinna IHR-i sisestatud, et nii, et kui keegi hakkab seal uurima ise, siis küsige mult, mul on see olemas PDF-is, nii et omanik saadab mulle, et all good ja see ilmselt sisestatakse sinna, et keegi on töö tegemata, et nad ma ei tea, nii on igatahes. Ja mis seal kinnistu eripära võib-olla on see, et Uusmaailmas, ma õppisin selle piirkonna nimetus ära, Uusmaailm, ei ole uue maailm. Ja, Uusmaailm on, et tegelikult siin Uusmaailmas on samasugune kortermaja projekt juba valmis tehtud circa 15 aastat tagasi ja kes Tapal seal meile selle hinnapakkumise tegi sellele kortermaja ehituseks on see sama ehitaja, ehk siis korjad on sihukest maja ehitanud, et kui keegi tahab lihtsalt raha paigutada, on julge ja tunneb Tapat võib-olla ja tahab korterit seal müüa. Mina isiklikult usun. Kui veel ei tunne, siis saab seal tuttavaks. Saab tuttavaks. Mina isiklikult usun, et Tapal ei ole kunagi keegi midagi arendanud kortermajadest. Ja 12 korterit ei löö turgu sassi selleks, et see on nii väike kogus.
et tegelikult need ostetakse nagu saab, kui need asjaõiguslepingud ära tehakse. Hinda tuleb õhust võtta ei, hinnad küll, aga ma mõtlen, noh, et see on siis kõige aktiivsem turg Eestis võib-olla, kui tehakse need asjaõiguslepingud. see lööb hinnatõus on hinnatõus on nagu 2026, kui keegi seal korteri peaks müüma, ma ei tea, me oleme arvestanud, et nagu tuulelipp on ju, aga reaalsus on see, et kui Tapa makshind on täna vanaelamu arenduses, mitte arenduses, elamus 1000 euri ruut on ju, siis ega oleme ausad, uusarenduses alla 2700, 2000, no 2700, 3000 vahele võiks see nagu ruutmeetri hind jääda. Et seal üldse oleks mõtet teha. Aga samas see on odavam kui Tallinnas, on ju. Ja see on odavam kui Lool. See on odavam, noh, ta peab ka odavam olema, et sa saad uue asja, ja ma usun, et arvuta välja, tund aega on sinna sõita, mitu protsenti siis nagu peabki odavam olema, on ju. Kaugel Tapa on Tallinnast? 75 kilomeetrit. 45 minutit umbes. Ma sõitsin 130-ga, läksin tund aega, nii et niimoodi ei tohi. jah, okei, aga räägime asjalikest asjadest. Meil on mingid teemad ka tegelikult peale selle arenduse, nii et vaadake pakkumisi juba minu nime alt, mul on story juba üleval ja kõik muuga. Et kui keegi küsida tahab, siis küsige, värske värk. Marti, sul oli mingid mõtted, mida sa tahtsid kohe jagada, et äkki siis alustad? Ja ma siin ka kinnistu müügiga Naagel tegelen ja siis meil oli küll teada, et seal on nagu üks reaalservituut, mis on siis kunagi läbipääsu teede jaoks nagu naabrite vahel sõlmitud. Tänaseks üks lepingu osapool on nagu veits kadunud, et seda reaalservituuti lõpetada, kuna seda enam täna pole vaja, kuna seal on jagatud tee maa transpordimaa kinnistuteks, noh kinnistud ära jagatud, on tekkinud siis transpordimaa kinnistud. Aga seal on neid jupitamisi olnud vist 4, 5, 6. Niimoodi, et osad on nüüd nagu juba avaliku teena kirjas, nagu osad on eramaana kirjas, kuigi transpordimaa, et justkui ei ole seda avalikku ligipääsu teed nagu. Transpordimaa ongi... Ei, no aga see on eramaa. See on eramaana. Eramaana on ta täna veel mõnedel. Vallale üle antud. Jah, ei ole veel jõutud üle anda nagu. Ja siis tekkiski selline huvitav arutelu siin paari ostuvilsega, et kas vald nagu ehituse annab ja täna me arvame, et annab, et nii palju, kui me oleme suhelnud ja küsinud. Okay. Aga jälle, kui näiteks pangalaenuga tahetakse osta, siis pank ei proogi nagu laenu anda, kuna avalikult teelt ligipääs puudub nagu. Kelle oma see on siis mingi firma käes siiamaani? Ei, minu kinnistu on eraisiku oma, aga, seda küll, aga naaberkinnistud on, osad on siis eramaana veel kirjas, eraomand ja osad on siis, mis ta on siis munitsipaalomandist või noh, nagu ongi vallal üle antud juba, aga osad ei ole veel antud üle. Ja seal on üks suur tükk ka, mis on veel üldse tükkideks jagamata, ei ole veel välja lõigatud seda transpordimaa osa üldse. Et siit... nagu justkui üle eramaa ja noh, tegelikult igapäevaelu ei sega jah, et vald lükkab teed ja puhtaks talvel ja kõik nagu toimib igapäevaselt. Jah, see ongi see juriidika teema, et seal iga kord me oleme sellest ju varem rääkinud ka, et kui ostate endale kinnistut ja teil on oma papp ja kuhugi Kükametsa, siis eramaja kas või eramaja või kinnistut või maamaja või suvilat, siis on ülioluline, et te teeksite ise endale selgeks selle, eriti kui te nagu oma rahaga ostate ja kuskil pankasid ei osale, et mis on need teed ja mis juriidiline staatus neil on nagu, et kas nad ongi siis avalikud teed või transpordimaad või on need, noh, ühesõnaga või on servituudid seatud, mis on oluline. Et hea usk võib olla küll, et naaber on lubanud eluaeg nagu sõita mul siit, aga siin on need avalikud. Tuleb teine naaber. Tuleb uus naaber või tuleb, noh, ma ei tea, põlvkondade vahetus on ju. Ja või minnakse tülli oma vahel, siis naaber ütleb, et enam ma ei luba ja ongi kõik. Uue tee tegemine on noh, äärmiselt kallis ja polegi tihti nagu võimalik nagu head lahendust teha nagu. Tegelikult on see, et mingi 100, noh, kui me räägime nagu välja kujunenud teed, mis on nagu ala stiilis, ma ei tea, 70-100 aastat vanad juba on ju, justkui hobuse aegadest. Siis tegelikult täna need vaidlused peaks minema hästi lihtsasti, et need ei lähe kuhugi suurtes, noh see läheb halduskohtusse ainult, mis tähendab seda, et seal tegelikult, aga seal käib see päris kiiresti, et kui on ikkagist nagu tõendatav, et see on nagu, ma ei tea, 100 aastat nii olnud,
ja nüüd tuleb mingi Peetrik, kes ütleb, et ehita endale uus tee on ju kuskilt 2 kilomeetriga, siis see ei ole nagu loogiline, aga ebamugav ikka. ei lähe nagu kiiresti lihtsalt, sul ei ole nagu ligipääsu mingi periood nagu. Võib-olla või ebamugav. siis sulle öeldakse, et tee nagu kinnistuservast, mis teeb mingi No, 2 kilomeetrit või 3 kilomeetrit teed vaja rajada nagu. See maksab. Ja noh, elektri liitumine on nagu ka huvitav teema selle koha pealt, et ei tea noh, et kui kaugel nüüd alajaam on, see tuleb nagu vaadata välja ja alati see ei kehti, et siin varem oli kunagi elekter nagu, et täna võivad asjaolud muutunud olla nagu. Jah, sellistele asjadele toetuda, et siin oli midagi kunagi. Naabermees rääkis. Et lõpuks on, kui te ostate kinnistut või suvilat või aiamaja vahet pole või eramut, siis kõik, mis ei ole lepinguga kuidagi fikseeritud, on nagu suusõnaline ja tegelikult see ei pruugi pädada, et tegelikult mul on hästi palju olnud olukordi, kus me müüme mingit kinnistut ja ma isegi küsime valla käest nagu telefoni teel mingit informatsiooni ja tegelikult küsime ka meili teel, aga ega see ka lõplik vastus ei ole, ükski vald sulle ei, ükski meil, mida nad saadavad, ei ole nagu volikogu otsus, et selles mõttes on ikkagi see, et see võib samamoodi muutuda. Üks ametnik tõlgendab ühtemoodi, üks ametnik tõlgendab teistmoodi ja ongi jama majas. No ma isiklikust kogemusest suhtasin üks päev ehitusregistrisse, ju tuleb teada, et ehitusregistrist, kes on su menetleja, nagu kui sul on mingi teatis sinna tehtud, on ju. Siis ma helistasin sinna ehitusregistrisse, sain selle menetleja 3. päeval kätte ja siis ma küsisin, et mismoodi see seletuskiri välja peaks nägema, mida te soovite. Siis ta ütles, et ta saadab mulle mingid ankeedid, aga ta minu arust ei ole siiamaani seda teinud. Et aga omanik peab teadma ja ma ütlesin, et omanik on kahjuks lahkunud meie hulgast, et täna on nagu uued inimesed omanikud, on ju. Siis ta nagu sellele ka nagu ei vastanud. Aga noh, tema see tagasiside oli väga sellise ärritunud inimese tagasiside, et ta ei võtnud nagu seda olukorda nagu väga rahulikult nagu. Ma sain aru, et miks sa segad teda töö ajal? Ma sain aru, et ma teda segasin, et üritasin ja ebamugavate küsimustega või rumalate küsimustega. Aga igatahes jah, ma sain nagu kuulda, et kuule inimene ja et uurige ise ja küsige ühistust ja et me ei saa mingi suusõnaliste asjade põhjal teha nagu mingeid muudatusi ja aga noh, lõpp võib-olla üllatas mind nagu kõige rohkem, et minu poole lause pealt lihtsalt pandi kõne ära nagu. Äkki katkes? No kahtlen nagu. Et no. Ka valaametnikud on inimesed. Mul oli see üks äge tehing. Ametnik küll jah, aga tema see taluvuspiir sai vist täis. Et see sama arendusmüük, mis meil oli, siis seal mulle väga meeldis see ostja, kes ütles, et kõik on inimesed. Kui, noh, et kõik on inimesed. No nüüd ma kogun ennast, et uuesti helistada talle, sest ma ei ole vastuseid saanud. Helista teisele ametnikule, äkki saad paremaid vastuseid. Võib-olla jah. Aga tegelikult see ei ole nali, aga see reaalsuses on niimoodi, et kui te vallaga suhtlete näiteks või linnaga või mingi ehitusplaneerijale või kellegile, et tavaliselt suures Tallinnas on neid nagu, ma ei tea, 10 tükki seal lehel on ju. Kui ega ei meeldi suhelda, helistage teisele, et no seal määrab ära menetleja konkreetselt, kes tegeleb see ehitusregistris ma soovisin teha nagu ühe kande nagu muudatust nagu köök ja avatud köök on ju, nii väga tore. Aga kui sa teed selle lahti selle kande kõik, mis seal kõik need andmed on, ta ei lase nagu, ta ei lasknud salvestada, et märgi ära ka küttesüsteem, elekter, ventilatsioon, hoopis mingid teised asjad, mis üldse nagu olukorda ei puutunud. Ja ta ei lasknud seal nagu seda ühte linnukest ainult muuta nagu. Seda tähendab ikka tervikuna loogiline. Ja siis nagu mina ei ole tegelikult ju selle pädevusega või mina ei pea küttesüsteemi sinna märkima või mingi nükust informatsiooni nagu. Ega see ei ole kõige paremini ei õnnestunud see suhtlemine, et ma loodan ja proovin üks päev uuesti, kuna peab lahenduse leidma. Okei, ma räägin ühe hea story pigem meie köögi poole pealt. See on ja see oli ka hea väga hea story. See on natuke sinu isiklik viim, mulle tundub, või sukene emotsioon, mitte viim. Ei no see on nagu see, kuidas asju aetakse nagu. Jah, kuidas asju aetakse, et aga see on üks ametnik, et see on samamoodi nagu üldistatakse maaklerid, et kõik maaklerid on kehvad ja liikasuvõtjad ja siis tegelikult, ma ei tea, mulle ei öelda nii nagu. Aga noh, mõni äkki ütleb kuskil. Igatahes, mul oli eile üks huvitav olukord isikut tõendav dokument, ma panin siia meie alateemadesse.
tegime kaugtõestust, onju. ja see isik, kes seda ostis, pange nüüd tähele, miks on oluline oma dokumente kaasas kanda, isegi kui teete kaugtõestust. mitte see, et Smart-ID ja mobiili-ID koodid on sul peas, onju, ja sa justkui ei peaks dokumenti kuidagi vajama, aga ta tegi üle pika aja esmakordselt notaris seda ja notari leht soovis isikutuvastust, mis on ID-kaardi põhine ja siis võtab su näost teeb pildi ja võrdleb seda ja siis ütleb, et see sama isik tahab siseneda keskkonda. aga tal ei olnud ühtegi dokumenti ja see tuli nagu 10 minutit enne tehingut nagu välja. Õnneks mina maakler kogenud tean seda, et helistasin notarile kiiresti, ütlesin, et meil on siuke olukord, et ostjal ei ole isikut tõendavat dokumenti kaasas, mis on pildiga. tal on nagu mobiili-ID, mis kehtib ja ta saab ennast tuvastada nagu sellega pärast allkirja pannes ja kõike muu. aga et palun teda lasta siis keskkonda nii, et nagu noh, me tunneme seda isikut, me võime nagu tõendada, et ta on nagu seesama isik. ja siis me saime õnneks nagu asja tehtud. ja lõpuks tuli välja. inimene oli kodus kaugtöös. ei olnud kodus, kontoris oli. oma kontoris. jah, tal ei olnud kontoris dokumenti kaasas. ehk siis ta ei tulnud selle pealegi, et ta läheb notarit tegema, et tegelikult võiks olla teil alati taskus, isegi kui teete kaugtõestust, isikut tõendav dokument, mis kehtib, mis on pildiga. et kuna ka süsteemid töötavad sellel ajal, et vahepeal nad nõuavad teilt isikutuvastust ja seda koos pildiga. ehk siis hästi huvitav olukord, pole kunagi varem sellist nagu ei mõtlegi sihukese asja peale, vaata. Pole kuulnud, et dokumenti tahab kuskilt näidata. ei, on küll, mul oli ka kunagi see, kui ma esimest korda notari lehele läksin, siis ta ütles, et ta tahab, noh, ta nagu seob ära sind selle pildiga ja siis sa teed iseendast pilti ja siis sa näitad dokumentiga. Mul ei ole see sammu olnud, et ei mäletada. noh, kui sa kogu aeg kasutad, siis ta nagu iga kord ei taha. aga saime asjale lahendusel, saime keskkonda sisse ja saime tehingu ülistu tehtud, aga lihtsalt see oli siuke ale naljakas olukord, et ma mõtlesin, et kui selle pärast tehing nagu näiteks edasi lükkub, siis see on ikkagist väga-väga banaalne olukord, et noh. tegelikult võib ju olla, et võib, noh, ma ei taha jälle notareid nüüd üldistada või kedagi välja tuua eraldi, aga mõni võib-olla oleks öelnud, et see ei sobi ja. jah, absoluutselt. aga lihtsalt kuna on, noh, vaata isikud tunnevad üksteist, siis nagu oli okei. et saame nagu kinnitada, et hääl ikka satub huvitavaid olukordi ikkagi nagu. ja igatahes see oli põnev. ootamatus. ja siis mul on siin teine teema, mis sina tahtsid kangesti rääkida, ootamatud hinnatõusud. hinnamuutused, hinnatõusud siin on, et äkki räägid selle loo ära, et kindlasti on põnev kuulata. lihtsalt võib-olla mõtlemiseks, et ikka räägi nüüd hästi emotsionaalselt. mul läks üle nagu et ega ongi, sai siin ühte korterit müüdud ja huvilisi hästi palju, aga võib-olla meie arvamus hinnast või seisukorrast oli juba alguses nagu veits erinev, et tal oli nagu luksuskorter, jah? et lihtsalt arvati, et nii halvas korras ei ole, kui nagu ostjate arvamus oli nagu. et ikkagi saab ju elada ja kommunikatsioonid töötavad ja see lahtine, noh, ühesõnaga amortiseerunud siseviimistlus ja kõik see ei ole nagu määrav, aga noh, võib-olla see ongi igaühe enda otsustada, et kas ta on valmis elama sellises korteris või mitte, aga jah, me leidsime nagu tegelikult ostuhuvilised selle hinnaga, mis me kujundasime, kuigi noh, nad ei olnud nagu, nad ei tahtnud seda hinda maksta, aga kuna see korter sobis neile just sellest asukoha poolest nagu nii hästi, kuna nad ikkagi olid asukohapõhised ostjad. aga jah, siis kui läks nagu jutuks, et kas me siis mõne ostuhuvilisega liigume nagu edasi, kas me hakkame siis mingit broneeringut tegema, siis jah, müüjad võtsid nagu mõtteaega ja siis andsid mulle paar päeva hiljem teada, et tegelikult neil on nagu aega ja neil ei ole kiiret ja neile tundub, et kevad on palju parem müügiaeg selleks korteri müümiseks ja siis hind jõudis 125 000 nagu. ehk siis hüpe oli 20 000 jah, suures plaanis nagu 20%, et ma ei tea, kas nüüd on nagu, noh, võib-olla see oli ka. ta räägib nüüd korterist ka, see oli kahetoaline remontiva korter ikkagi ja. Nagu kus aadressil? Majaka piirkonnas. jah, et korteri vastu oli suur huvi. ehk siis reaalsus on see, et tegelikult seal valmis korter maksab täna 125, mis on rekitud. võib-olla natukene rohkem, aga jah, et kes seal käisid vaatamas, olid ikkagi arvamusel, et see remont läheb umbes 30 000 maksma. no lähebki.
ja siis kuna maja seisukord oli ka nagu väga vana nagu, siis tegelikult lähevad kommunaalarved nagu väga suureks, et noh, väga palju miinuseid oli asjaolus kahjuks nagu. Ja parkimist ka ei olnud, et kõik asjaolud olid nagu kahjuks nagu, paljud asjaolud olid nagu negatiivsed nagu. Kusjuures see on hea näide sellest teadmatusest, et selliseid otsuseid tavaliselt teevad inimesed, müüjad, kes tegelikult turgu ei tunne. Ja siis ongi see, et kui neile õige hinnastrateegiaga, mis on tegelikult jumala hea Invistel oli seal 107 arvuses vist väljas või? 105 oli jah. Ja tegelikult hakkas huvi tulema ja lõpuks ma saan aru, et 105 oli ka laual siis et see hinnastamine oligi see, et oleks saanud nagu antud korteri eest antud seisundis nagu maksimum hinna turu pealt, aga mõnikord on turu peal see olukord, et need müüjad, kes on nagu turust kaugel, arvavad, et kui see 2, 3, 4 huvilist tuleb järsku nagu kõik korraga, et siis justkui kõik linn tahab tema kodu osta ja siis tekib eufooria ja ahnus natukene, et liiga odav on ja siis tegelikult tekib olukord, et inimesed tahavad kuidagi, ongi noh, siis õngitseda justkui, aga no 20% juurde panna on ikka raju. Et mul on endal ka paar korda sellist olukord olnud, ma õnneks olen kuidagi suutnud ära rääkida, et see tehing saab kõigis nagu tehtud, aga 20%, noh siis ta peab oma vitsad ise kätte saama hiljem. Aga neil oligi nagu selles mõttes seisukoht, et neil ei ole kiiret, selgelt raha ei olnud vaja, korterit ei olnud vaja. Või siis keegi pakkus neile 110 000 ja... Ei, seda ka ei usu, et keegi pakkus. Läks koputas ukse peale ja ütles, et kes see Mart Jan selline, et võta see maha rajalt. Lõpetage müük, et ma pakun paremat hinda. Me võime tegelikult seda teemat korra puudutada, kui me siia otsapidi jõudsime, et kui hästi lihtne on, mis reguleerib maaklerlepingut on võlaõigusseadus. Ja tegelikult kui klient ja maakler teevad lepingu oma vahel, kus on ka kokku lepitud mingid hüvitised ja maaklertasu maksmised ja kõik muud asjad, siis tegelikult paljudes lepingutes, ma tean, ainuesindustes on ka see sees, et isegi kui me läheme objektiga müüki nii-öelda avalikult välja ja omanik soovib selle lepingu varem lõpetada, siis on seal tavaliselt mingi hüvitis või kui ta tegelikult kaob nii-öelda maal ära, siis tegelikult ja tuleb välja, et meie huvilistest oligi see, kes selle nii-öelda tagant hõlma ostis, siis me saame tegelikult kinnistusraamatust päringu teha, kuna meil on ju list, kes meie huvilised on ja see ära tõendatakse, siis tegelikult maaklertasu peab täies ulatuses maksma nii-öelda ja neid kohtukeisse on olnud korduvalt ja korduvalt, kus tegelikult siis büroo saab tegelikult lõpuks ikkagist oma maaklertasu kätte. Et lihtsalt küsimus on see, et see protsess on palju ebamugavam, ma arvan, müüja jaoks, kes arvab, et ta nagu võidab, siis seal võib-olla see 4-5 tuhat, mis ta justkui oli lubanud maaklertasuna ja siis läheb nii-öelda mööda. Et tegelikult maaklerlepingud on väga hästi kaitstud ja seda reguleerib seadus, nii et see ei ole mõned võib-olla ajavad sassi natukene see, et see on nagu mingi broneerimisleping, et siuke suht õigustühine. Siin võib vaidlus tekkida ka maakleritasu või maaklerlepingu sisust, aga tegelikult see tuleneb seadusest. Siis pöördutakse seaduse poole, vaadatakse, kuidas seaduses on välja toodud praktika nagu. Seadus ja siis kuidas on varasemalt praktikas kohtuotsused tehtud. Jah, kõige tavapärasem praktika on ikkagi see, et kui kuidagi kirjalikult on juba kokku lepitud tegelikult, et sul on õigus maaklertasule, siis see on juba tegelikult nagu väga lihtne. Kulude kompenseerimisega. Väga lihtne, põhimõtteliselt tähendab see maaklerlepingut ja kui see kirjalikult ka kuskil kirjas on, siis saab kohtus vaielda, et kus ja mis õigus alustada seda maksma pidi. Müüjatel on see, et kui müük on nagu pooleli jäänud ja on kokku lepitud, et lõpetatakse ära ja maaklertasu ei maksta, siis on mõni maakler läheb küsib kompensatsiooni oma kulude eest, et seda ei või nagu tagantjärgi nagu küsida, et kui selles ei ole eelnevalt ei ole kokku lepitud, siis tagantjärgi ei ole nagu maakleril õigust küsida mingit kompensatsiooni nagu. Ja see peab lepingus teil kirjas olema, et on mingi hüvitis või kompensatsioon kokku lepitud või siis tõendatud kulud, mis ongi näiteks, ma ei tea, pool aastat müüsite või pakkusite, maakler käis seal, ma ei tea, 10 korda, siis ta arvutab mingit kütusekulu välja, siis ta arvutab portaalide kulu välja, siis ta arvutab võib-olla mingi müügiflaierid, kõik see on ju. Ja oma tööaeg ja siis saadaksegi tegelikult mingi summa ja siis tegelikult võib ka nii, aga lihtsam on tavaliselt kokku leppida mingi protsent vahendusest või siis täisulatuses. Kuidas lepingud tehtud on, et see ei ole nagu kuskile kinni kirjutatud, et see peab kuidagi ühtemoodi olema.
oluline, et järgitakse seda, et asjad oleks kirjalikult kirjas, on kõige olulisem. Ja alati võib ka nagu neid kokkuleppeid muuta, nii et osapooled on rahul nagu. Jah, seda kindlasti. Maakler, kui me juba sellest räägime, siis ma arvan, et me võimegi korraks puudutada seda maaklerlepingut pikemalt, et see maaklerleping iseenesest ei ole kuidagi halb asi, et turu peal jällegi tuleb ju tihti neid ikka nendest tuhandetest maaklerlepingutesse, üks läheb sinna meediasse, kus nagu räägitakse seda ühte kõige värvilisemat olukorda, on ju, et küsitakse raha ette ja mingi ettemaksud on uskumatu nagu, et ja inimesed on nõus sellega. Või siis on igakuised mingid maaklertasu maksud ja ma olen kuulnud igasuguseid asju. Ja pole kuulnud, aga et küsitakse igakuist tasu seda nagu. ette küsitakse küll mingi osa maaklitasust. Mis on ka nonsense, et tegelikult võlaõigusseadus ütleb ainult ühte asja, et maaklerbürool või maakleril on õigus saada raha siis, kui on vähemalt võlaõigusleping sõlmitud. No kui on ostja põhimõtteliselt nagu toodud, tema ostja nagu ostab nagu. Minu poolt toodud ostja ostab nagu. Võlaõigusleping on selle isikuga vähemalt seotud, et see on nagu eelduseks. Et enne tegelikult ei pea maaklerile raha maksma, seks et enne ta ei ole justkui tegelikult müügitehingut teinud ja võlasuhet pole tekkinud. Et kui te midagi muud kokku lepite, siis te olete ise rumal ja siis tulekski küsida tegelikult võib-olla spetsiaalselt nagu üle, et millal tuleb maaklertasu tegelikult tasuda. Aga turu peal on igasuguseid huvitavaid olukordi. Okei, sul oli veel siin see üks teema, mis sa kirjutasid. Vale strateegia müümisel ja ostmisel. Mina kirjutasin selle tegelikult. Seesama alusta ise. Ma alustan ise, jah. Et hästi tihti on see, et sina mainisid seda ostmise poolt, et inimesed lähevad oma kodusid, uut kodu nagu luurama, tegelikult nad pole üldse selgeks teinud endale seda, kas nad laenu saavad, kas nad peavad vana maha müüma, kas nad üldse vana kodu müümisega on alustanud. Et see protsess, et käime äkki täna sukse loogilise protsessi läbi, kuidas võiks kodu ostmisega alustada, kui sul on olemasolev kodu. Kõigepealt peaks tegema selgeks endale, kas te saate koduvahetuslaenu teha, kui te tahate vana kodu alles jätta. Näiteks kas müügiperioodiks või siis üleüldse alles jätta. Et te lähete panka, küsite oma finantsvõimekuse järgi, siis räägite olukorra ära, et teil on vajadus uus kodu osta. Nüüd siis pank saab teie need krediidiandmed, ta saab teha teile kiire analüüsi, et kas teil on võimalik näiteks oma uus kodu juba ära osta ja jätta vana alles müügiperioodiks, näiteks 1 aasta on tavaliselt. Pool aastat antakse aega. Ehk siis te tegelikult piltlikult öeldes te saate uue laenu peale, ostate oma uue kodu ära. See ei tähenda, et vanast laenust saate kuidagi lahti, vaid see tähendab seda, et teil on mingi aja hetk on teil 2 laenu lihtsalt. Ja kohe, kui sealt teise kodu müügist raha vabaneb, siis on kokku lepitud, et mingi hulk läheb tegelikult panka nii-öelda sissemaksuks edasi. Ja see on üks võimalus ja tegelikult, mida me turul nagu Martiga hästi tihti näeme, on tegelikult see, et inimesed käivad ja shoppavad nii-öelda uusi kodusid, tegelikult nad ei ole selgeks teinud, et nad peaks hakkama oma kodu tegelikult juba müüma. Nad ei ole veel panka pöördunud, pole laenu taotlus teinud, et kunagi tegin. Pool aastat tagasi, et see on ammu aegunud ja ära unustatud. Ja siis teine on see, et ei ole veel oma kodu nagu müüki pandud. Kui ta teab, et ta peab müüki panema. Ta peab nagu müüma, et või nii plaanib müüa. Ei julgeta müüa nagu, et kus ma siis lähen. Et tegelikult on nagu reaalsus see, et kui te oma kodu maha müüte, siis teil on raha kontol ja teil on juba ka võib-olla pangas käidud, et te saate hästi kiiresti, hästi operatiivselt nii-öelda selle uue koduga nagu kohe edasi liikuda, kui midagi meeldivat leiate. Tihti on ka eelis nagu teise ostja ees, et kui nagu on müüjal valida, et kas ta saab nagu kindla vastuse, et 2-3 nädala pärast on tehing või siis selle, et ma ei tea, maksan isegi natukene rohkem, aga ma ei tea millal täpselt 1-2 pärast, siis ikkagi tõenäoliselt valitakse see, kes on kindel ostuviline. Et ja see on see ostmise strateegia, et tegelikult ei ole mõtet minna ostma, kui sa ei tea oma finantsplaani ja oma nagu sihukest võimaluspiire. Et see on kõige olulisem endale selgeks teha, sellepärast, et sa kulutad iseenda aega eelkõige ja kõikide teiste aega, et müüjate aega, maaklerite aega ja kõik, kes sinna vahepeale jäävad. Täna on seda ka, kus oma kodu või kinnisvara müüki pandud eeldusel või tõenäoliselt hästi kõrge hinnaga, arvestades võib-olla konkurentsi ja kõike muud. Ja siis hakatakse otsima oma uut kodu, eeldusel, et sealt saab hästi palju alla kaubelda. Ja siis hakatakse võib-olla oma kodul lõpuks ikkagi hinda langetama, aga siis võib-olla need huvilised, kes on juba käinud vaatamas,
on juba midagi muud ära ostnud nagu endale, et kes ei olnud valmis selle kõrge hinnaga ostma nagu. jah, ja tegelikult sa kaotad ka oma müügihinnas võib-olla selleks, et sul tekib see emotsioon, et sa tahad teist kodu kiiresti nagu saada ja sa kardad sellest ilma jääda ja siis ongi see loogika, et tegelikult sa võid oma kodus nagu järsku teha halbasid otsuseid, et see on nagu halb investeerimine, et sa ei saa nagu teha emotsiooni pealt otsuseid, millal sa oma mingi aktsia või ma ei tea, Bitcoini maha müüd, vaid seal peab olema tees valmis. Kui see hind läheb sinna, siis ma võtan raha välja näiteks, noh kinnisvaraga on samamoodi, et kui sa hakkad kinnisvara müüma niimoodi neutraalsel pinnal, et näed, see on mu strateegia, ma tahan seda hinda saada, mul ei kipita kuskilt, ma müün ta siis maha, kui see hind nagu saabub, on ju. Versus see, et sa otsid endale uue kodu välja tegelikult ja nüüd sul tekib vajadus oma kodu maha müüa, siis tegelikult see on suht sama nagu olukord, et sul on kiiresti vaja lahti saada selleks, et muidu langetad sinna maani, kuni keegi ära ostab. jah, ja siis sa lõpuks langetad nagu võib-olla liiga palju jällegist oma emotsiooni pealt ja sa ka kaotad, on ju. Versus see, et alustada nagu õigesti. Targem ostja tunnetab selle ära või kuuleb selle ära, et mul on kiire oma ostmisega ja siis teebki pakkumise ja 5000 madalama, kui sa tegelikult näiteks oleks saanud. kas 5 või 10% võib-olla niimoodi võtta isegi. Võib-olla ka 10-15 000, et lõpuks ongi see hästi nagu hästi kassiire mäng ja emotsioonidega ei tasu nagu kinnisvaras samamoodi jännata, kuigi see on aeglane. Pankade, kui sul on laen, siis ka nagu panga informeerimine, et jälle mitte maksta neid intressitrahve nagu. Ja tihti inimesed ei taha ennem teavitada, kui on nagu ostuhuviline juba ukse taga ja kindel nagu umbes enam-vähem kokkulepe nagu. Panka võib alati teavitada, sellepärast et pank teile trahvi sellest ei tee, kui te ütlete, et te panite oma vara müüki ja annate selle 3 kuu ette teatamise ja ei pea viimase 3 kuu intresse maksma, kui te teete selle teavituse õigel ajal. Te saate alati seda teavitust pikendada, kui see 3 kuud saab täis, siis ütlete, et ma siiamaani müün, jälle teen teavituse, siis see nagu jookseb edasi tegelikult. Mis pangad vaatavad ka, et kui sul on näiteks 1,5 kuud teavitamises, siis nad ikkagi arvestavad ja võtavad vähem siis nagu trahvi nagu. No see oleneb pangast ja suhtlusest. Üldistavalt, et kui juhtub nii, siis võib minna hästi, et ja mõnel pangal täna ei olegi tegelikult seda tagastamise ja laenulepingu ja lõpetamistasu nii-öelda. SEB näiteks ei ole, ma tean, teiste pankade kohta nii kindlalt kohe ei oska öelda. Aga kui me räägime ärikinnisvara tagastamisest, siis seal on nagu rits, seal on nagu kohe, saad kohe 1000-2000 vastavalt, mis kokkulepped on. Ärikinnisvara siin on veits keerulisem. Kiirem lepingu lõpetamine. Kusjuures meil eile oli huvitav teema ühe kliendiga ja sõbraga, kes ostis ühe korteri, et eluaseme laenude intress on täna 1,35 on ju, see kõige põhi on ju. Ja siis kuidas, et tegelikult on inflatsioon suurem, et kuidas pangad raha teenivad. Siis ma ütlen hästi targa lause oma arust. Tegemist on fraktsioonpangandusega maailmas. Kes ei tea, mis asi on fraktsioonpangandus, siis mingi lugega, aga suures plaanis see tähendab seda, et tegelikult iga sisse antud euro või dollar panka tähendab panga jaoks korda 10, mis tähendab seda, et tegelikult 1,35 korda 10 on 13,5. Ehk siis pangad tegelikult justkui teenivad 13,5%, see oli meie hästi lakooniline arvutus. Et iga laenu pealt nad tegelikult euro pealt teenivad 13% nagu intressi. Et see on juba üle inflatsiooni, ehk siis tegelikult on nagu korralikud kasumid. Et ja millal see tekkis fraktsioonpangandus üldse on tegelikult see, kui kunagi kullastandard ära kaotati, nii et see kõik on ajalukku minev asi, et 72 oli see, kui kullastandardist ajutiselt pidi kadus ära. USA president seda teavitas, see oli suur uudis, see oli televiisoris ja kogu maailm vaatas seda. See oli see, et kui hakati raha printima, kui keegi ei tea maailmas, mis tähendab seda, et kui Fed otsustab, et homme on 5 triljonit juurde vaja, siis lihtsalt keegi vend vajutab nuppu ja numbrid tulevad, aga päriselt kuskil varu juurde ei teki. Lihtsalt numbrid kuskil meieni ei pruugi jõuda. Bookingus lähevad paremaks. Et selle asja nimi ongi siuke huvitav fenomenaalne asi. Ja kes veel aru ei saanud, siis kui sa annad panka 1 euro, siis pank võib välja laenata 10 eurot. Et see ongi nagu fraktsioonpanganduse mõte. Siis tegelikult, kui kõik korraga lähevad miks pangad täna kokku kukuvad, on hästi lihtne. Kõik teavad seda. On varem kukkunud ja kukuvad ilmselt tulevikus. On sellepärast, et fraktsioonpanganduse mure ongi see, et kui kõik korraga lähevad ühest pangast tahavad järsku raha välja võtta, siis tegelikult pangal nii palju raha polegi. Ta ei saagi seda raha väljastada tegelikult.
tal on võib-olla 10 korda vähem raha seal oma reservides. Et pankadel on ette antud mingid reservid, mis nad peavad kindlasti hoiustama oma välja antud laenude kõige kapitalibilansi mahu pealt. Igatahes, kes see on juba siuke peenkunst, mulle seda meeldib lugeda ja mina võib-olla lihtsalt lõpuks, et seda ikkagi, et pangad soovivad laenu välja anda, loomulikult mitte ainult sellepärast, et need kasulik on, aga nagu kaasa aidates inimeste kodu ostmisele, aga kui jah, vähegi laenuga nagu küsimusi on või ebaselge on, palju laenu saab, siis tasub taotlus ära teha ja soovitatakse taotlus teha ka mitmesse eri panka, saada rohkem informatsiooni, tihti ka väga erinevad intressid ja väga erinevad summad, laenusummad nagu. Et kui ühest võttes üks pank ütleb, et me nii palju laenu ei anna, siis teine pank võib anda isegi rohkem, kui vaja on nagu. Et seda on nagu klientidel olnud nagu. Seda mul endal korduvalt olnud. Et üks pank ei anna üldse raha ja üks annab 100 000. Et nagu ei tea, igaühel on mingid oma maatriksid, et küsige 4-5, täna on rohkem pankasid kui 3, et klassikaliselt inimesed teavad, et täna on ikkagist nagu meil Swed ja LHV ja SEB on ju, siis tegelikult on meil Luminor, meil on Citadel, meil on Holmbank, meil on Bigbank, Coopbank, et kui me pankasid hakkame kokku lugema, siis viimase 10-20 aasta jooksul on neid nagu seeni pärast ihma tekkinud, et tegelikult teatud asjus on ka mõned väiksemad need hüpoteeklaanud no, jah, veel nagu, et võib-olla hoiulaenuühistus, sealt raha võib võtta, see ei ole probleem, aga ärge sinna pange. See on isiklik arvamus. Nagu minema kuidagi. Et seal on kogu aeg kriminaaltegevus. Lõpptulemus on paljudel kriminaalised. Jah, kogu aeg on mingi jama. Aga küsige julgelt ja ärge kartke pankasid, et nemad on ka inimesed. See, kui te pangast laenu võtate ja pank pankrotti läheb, siis see pole teie mure, see on panga mure. Või siis võlausaldajate mure, kuidas see raha teie käest kätte saada. Et tegelikult ju Danske Bank kunagi oli hea näide sellest, et tegelikult mingi pank ostis selle üle või siis tuleb mingi uus keha ja tegelikult kõik, ega sa ei, sihukest olukorda ei teki, et sa ei pea laenu tagasi maksma. Et pank läks pankrotti, ma ei pea pappi maksma. Ikka pead, sa lihtsalt maksad võib-olla kellegi teisele või teine konto muutub ja nii ongi. See ei ole nüüd võib-olla hea üleminek, aga et kui sul kodu ei ole, sa pead laenu ikkagi edasi maksma, nagu minul kahjuks on PAE 25 olnud inimesel kliendil nagu, et kodukindlustuslaen või kodukindlustus lõpetati ära, aga laenu pidi ikka tagasi maksma. Absoluutselt. Et sul on nähtamatu kinnisvara, sul on korteri omand paberi peal. Visuaalpilt on, joonisena. Joonisena, jah. Ja, aga PAE 25 täna me oleme ühe ostuhuvilise leidnud, kes selle riski endale võtab ja on nagu riskidest teadlik. Aga jah, väga palju huvilisi oli, kes tahtsid seda osta ja see lisaselgitused ikkagi muutsid kiiresti paljude otsust küll, no te pole notarisele allkirja pandud. Aga paistab, et inimesed tunduvad, et mingi asi, nad unustavad ära, kui miski on liiga hea pakkumine, siis seal on mingi aga ka juures nagu. Mida sa pead aktsepteerima. Tihti, enamus huviliste puhul oli aru saada, et nad ei olnud nagu teksti lõpuni lugenud, ja, muidugi. Et nad vaatasid pildid ära, tundus nagu 3 korda odavam. 49 000 ja et ma ostan kohe ära. Ja siis mida te ostate? Paberil kodu või? Ja siis oli keeruline selgitada tegelikult, mida nagu me müüme üldse ja siis inimesed ei soovinud osta. Et see on hea näide tegelikult, me pidevalt maakleritega puutume kokku sellega, et müügipakkumise tekst, et see pole üldse oluline tegelikult. Oluline on hinnastamisstrateegia, head pildid, video, juhul kui seda on midagi filmida, sul ei ole midagi filmida, aga lõppkokkuvõttes see müügitekst olulisus on lihtsalt see, et seal võib tuua mingi tehnilise ja olulise info välja, aga kõik selline üldistav informatsioon, et me praktikas tegelikult näeme seda, et inimesed loevad 3 esimest rida ja tegelikult nad alati küsivad kõike seda, mis tegelikult müügipakkumises on meie poolt nagu esitatud tihtipeale. Et ma ei tea, lihtsalt näited, et üürikorteril ei tohi olla lemmikloomasid, siis alati helistab mulle inimesed ja küsivad, et tahaks tulla. Ma küsisin, aga kas müügiteksti või üüriteksti lugesite, et loomad pole lubatud. Siis ei tule. Või müügipakkumistega samamoodi on ju. Üsna palju nagu mulle esimese asjana meenub see, et ma tahan kindlasti, et mul oleks dušš toas on ju, aga sul on vannitoas tehtud nagu
vannist pilt on ju, aga inimene tuleb kindla sooviga, et tal peab olema dušš nagu. duššnurk, jah. ja noh, ta ei taha kindlasti ehitama hakata, kas või noh üüri puhul on väiksed asjad, nagu sellised asjad nagu tihti, et jah, ei vaadata nagu pilte ja lisainfot ja viimasel ajal nüüd, noh, see ei ole tegelikult viimasel ajal, aga tihti on see, kus üürnikud tulevad uut kodu vaatama ja siis on ikka see jutt, et nad ei ole veel täna selle korterile, kus nad elavad, sellele omanikule veel teada andnud nagu noh, hea tava justkui 1 kuu etteteatamise aega on ju. Ja siis üsna kindlasti see korteri omanik, mida nad tulevad vaatama seda korterit, selle omanik ei taha ju kuu aega oodata on ju. Ja siis ollakse nagu pettunud olukorras. Aga ma saan teistpidi aru, nad ei taha veel oma üürileandjale nagu öelda, et nad tahavad ära kolida. Kuigi nagu avatus ja suhtlemine võiks nagu viia just nagu parema tulemuseni nagu. No siin lõpuks baseerub ikkagi kõik sellele, et ma alati ütlen seda, et isegi kui te müüte oma korterit ise või noh, üldse kinnisvara, siis juhul kui see on mingi elamu kinnisvara, siis küsige alati, kes teil sinna tuleb, et mis on see taust, noh, ongi see alustatud küsimus näiteks, et okei, otsite kodu endale, korterit, kas te olete juba pangas käinud näiteks, et sa õpid nagu seda oma aega kokku hoidma, aga ma arvan, et see millal te käisite? Või millal te käisite? Kas te olete laenu taotluse teinud? Ja seda saab viisakalt nagu hästi niimoodi küsida, et kus te oma protsessiga täna näiteks olete, et kas te olete pangaga suhelnud, kas te olete oma kodu just vahetult maha müünud või te peate selle maha müüma, et sa nagu küsid need laiendavad küsimused, need ei ole ei ja jaa, vaid need on sellised selgitavad on ju, ja siis inimene hakkab rääkima ja siis lõpuks ongi tal see, et tegelikult ta ütleb teile telefonis ise, et ei, et ma pole isegi pangas käinud, ma pole isegi kodumüüki alustanud, aga ma nägin lihtsalt pilte, tahaks teie oma näha, et noh, siis on nagu viisakas küsida, aga võib ma nagu professionaalsusest küsida, et kuidas teil see finantseering täna nagu paika on pandud, et kas te vajate laenu või ei vaja. Kui ta ütleb, noh ei vaja, siis on nagu teine teema on ju, aga kui ta kindlasti panka vajab, siis noh, saabki viisakalt öelda, et aga ma soovitan, et pigem käige seal enne ära ja siis helistage uuesti nagu. Minul meenub sellega alati mu üks vana kolleeg, kes küsis enamus kordadel kliendi käest telefoni teel esimesel kõnel, et kas teil raha ka on? See on selline hästi järsk küsimus, et kõik kannata välja seda. Üsna mitmel ei olnud nagu, et siis ta ei hakanud nagu kohtumisel minema ja täna hommikul ma sattusin. Aga mõte on õige. Sattusin Facebookis ühe eraisikust müüa nagu tagasisidet nagu kirjutama natukene võib-olla mulle tundus, et nagu pahameelest, mitte võib-olla teistele õpetuseks. Et ta müüs mingit maamaja kuskil, mis ei olnud kõige paremas korras, oli ilus koht ja kõik tahtsid tulla vaatama aga noh, ütleme pooltel oli nagu huvi kunagi omale maakodu osta, mitte nüüd nad tuleks ja täna ostaksid seda maakodu on ju. Lihtsalt tahtsid tunnetada, et mis tunne on olla maakodus. Noh, asi vajab remonti, aga noh, rahalisi vahendeid tõenäoliselt ei pruugi olla, aga nad tahavad lihtsalt näha, et kui palju remonti on vaja, et need arvamused on ka erinevad ja paljudel oligi see, et mul veel ei ole raha, et ma müün midagi, aga ma tulin ikkagi vaatama nagu, et mulle tundus, et ta oli veits pahane selle peale, et oma aega on päris palju kulutatud. Jaa, ega inimesed väärtustavad oma aega erinevalt ja sellest tulenebki see. Aga no meie maaklerina lihtsalt käime hästi paljudel objektidel, meil on see kogemus, et kuidas päevast aega võita on see, et sa iga helistava inimesega ei lähe kohe kohtuma, vaid sa kõigepealt pärid, kes ta on, kust ta tuleb, mis ta teha tahab, mis ta ideed on. Nagu üüri puhul eriti veel jah, et natuke nagu tausta teada saada ja kui sulle tundub, et ta võiks olla ikkagist nagu potentsiaalne, kes saab oma sõnade taga olla juhul, kui see nagu müük või üür nagu võiks toimuda, siis sa lähete ka ikkagist koha peale, et eks neid üürikorterite, ma arvan, tühja näitamisi rohkem kui neid müügikorterid. Noh, teinekord isegi, kas see on tühi näitamine, aga selle eelinfot küsides sa saad väga palju nagu selgust juurde, kas see nii-öelda korter nagu sobib sellele perele, ta pole üldse võib-olla nagu piirkonnaga kursis, ta isegi ei tea võib-olla, kus see korter täpselt nagu asub. No välismaalaste puhul on see kõige lihtsam, et helistavad näiteks mulle üürikorterite peale, siis ma küsin, et kas te nagu, noh, ma tavaliselt küsin, et kaua te Eestis viibinud olete, Tallinnas näiteks, siis ta ütleb sulle 3 päeva, on ju, siis esimest korda elus, on ju, siis ilmselgelt saad aru, et ta ei tea, kus Jüri on, siis sa ütleb talle, et teate, et aga Jüri on nagu Tallinnast 15 minuti autosõidu kaugusel, et kas teil auto on, ei ole, aga siis ma ei hakka tulema, et noh, et see ongi nagu see. Kuna nad vaatavad ainult hinda ja panevad umbes seal portaalides ka vist kõik piirkonnad on ju, mitte ei pane Tallinn, vaid panevad lihtsalt all nagu, siis tuleb nagu.
et jaa, neid tarku väikseid nüansse saab nagu teha. Kuule, aga kas meil on midagi põnevat veel rääkida või tõmbame tänaseks otsad kokku või? Said sa oma jutud räägitud või? Kogu aeg saame targemaks. Me saame kogu aeg targemaks ja saame kogu aeg aru, et kõiki neid väikseid pisidetaile me astume kogu aeg ise samamoodi mingite rehade otsa, mida me teame, aga käime tühjadel näitamistel ja tühjadel müügikatsetel, mina nimetan neid tühjadeks müügikatseteks, kui no need on ka toredad käimised, kui inimene on kokku leppinud aja ja siis ta ei tule, helistad talle korra, et kas ma ootan teid veel. Ei, ma juba eile leidsin omale midagi sobivat, või siis tullakse üürikohtumistele, tihtipeale minul jõutakse alati see, et kui sa tipptunnile midagi kokku lepid, siis mul on üks küsimus, mis mul on välja kujunenud. Et kui ma kella 4:30 lepin kellegagi midagi kokku või kella 5 või kella 4-6 on see tipptund seal vaata, siis ma alati ütlen neile, kas te jõuate täpseks ajaks, kui ma kella praegu kokku lepime. Siis tihtipeale nad jäävad, mõned jäävad niimoodi, tegelikult vist ikkagi vist ei jõua. Siis ma ütlen väga hea, aga mis aeg on see, kus te jõuate õigel ajal? Seepärast, et kui ma olen tipptunnile tihtipeale mingi üürikatega, välismaalastega just kokku leppinud midagi, siis nad tulevad siuke so 20 minutit hiljem, aga mul on juba järgmine kohtumine arvestatud 40 minutine aken on ju, et jõuaks sõita ka veel, aga siis ma enam ei jõua ja siis kõik see ja tuleb ka võib-olla teine inimene juba ja siis jääb ühe jaoks liiga vähe aega ja siis jaa, ei täpselt, ma ütlen ausalt, ma olen mõnele huvilisele teinud kahjuks niimoodi, et helistas, ta ütles, ma olin kohal, ta ütles, ta jääb 10 minutit hiljaks, helistasin 10 minutit hiljem, ta ütles, ta jääb veel 20 minutit hiljas, ma ütlesin, et siis meil jääb kohtumine ära, mis sest, et ta sõitis, sellepärast, et mul oli järgmine kohtumine ja et see, kui see tuleb pool tundi hiljem, siis see on nagu tema mure, mitte minu mure, et pidi uue ajal. Aga mõtlesin seda ka nii, et olge täpsed või jõudke varem. Andke teada. Minu nagu see maakleri see eetikakoodeks ütleb seda, et sa pead alati 15 minutit varem kohal olema, sest et kui huviline jõuab varem kohale, siis on nagu halb, et ta seal üksinda passima peab. No minul praegu meenub sellega see, et ootasin ka nagu klienti ja siis klient helistab, ütleb, et ärge enam oodake, et ma sõitsin valele aadressile. Aga see on inimlik eksimus, nagu see on veits naljakas. Vähemalt andis teada. Ja ma olin valmis ootama, aga ta ütles, et ta ise ka ei hakanud olema. Ma olen võtnud valesid võtmeid kaasa korteritele minnes ja igast pulli saanud. Jaa, et sa oled võtnud kaasa vähemalt. Jah, viimane oli see, kus ma ei võtnudki võtid kaasa. Arvasin, et see on mul kotis. Aga tegelikult ei olnud ja tuligi välja, et kadunud oli. Mõtlesin seda mainida, et meid leiab Maakleri jutud Spotify'st nüüd ülesse. Jaa. Et me oleme nüüd Maakleri jutud nime all leitavad igalt poolt. Meie live on Maakleri jutud nimega ja siis meie Spotify, seal siis tegelikult te kuulete meie heli ainult seda sama laivi, mida siin inimesed saaksid just osaleda ja küsida, siis nii on. Olge jälgiga meid YouTube'is ka, siis me saame YouTube'is hakata varsti jagama ka rohkem meie siis postitusi või seal on lihtsalt palju rohkem võimalusi, kuidas live hästi läbi viia, et see Facebook on suht algeline siin. Nii et tehke tarku tehinguid ja näeme juba notaris. Jah. Tšauka. Tšau.